Hea kaubamärk peab olema meeldejääv ja hea, kui ta annab mingisuguse sõnumi, loomulikult positiivse sõnumi. Tuleks vaadata, et tal ei ole mõnes keeles mingit negatiivset tähendust. Visuaalselt peaks ka suutma edasi anda kuidagi firma loomust või olemust. Ja loomulikult siis tuleks ka kaubamärk kaitsta erinevaid variante kasutades. Cleverol on kindlasti väga hea näide, aga tihti Eesti ettevõtjad siiski ei tea, et kaubamärgi registreerimiseks peab ettevõtja ise olema aktiivne ja esitama taotluse, et kaubamärgi õiguskaitse ei teki automaatselt kasutamise käigus või näiteks koos ärinime registreerimisega, vaid selleks tuleb esitada taotlus siis vastava territooriumi ametile. Kaubamärgi registreerimisega puutusime juba enne kokku Smartposti aeg, kui me tahtsime registreerida Smartposti kaubamärki, aga kuna see on väga viitab konkreetsele posti majandusele ja asjale, siis meil ei lastud seda kaitsta. Kaubamärki Smartpost ei saanudki kaitsta ja siis järgmisena oligi meil vaja leida selline nimi, mida on võimalik kaitsta. Põhiline kaubamärgi nõue on see, et ta ei tohi olla kirjeldav. Ehk siis peab olema eristusvõimeline ja mitte kirjeldama seda kaupa ja teenust, mida selle all pakutakse. Muidugi on seda endal raske hinnata, aga selleks näiteks Eesti Patendiamet ja ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet annavad tasuta konsultatsioone, et milline kaubamärk on registreeritav ja millist pigem ei tasuks valida endale. Ja kui me Smartposti ära müüsime, siis läks kaasa ka Smartposti nimi ja meil oli vaja uut nime. Tegime konkurssi, disainibürood pakkusid meile, aga ükski nimi ei sobinud meile. Ja siis vaatasime, et äkki saame maja seest ja meie oma töötaja Tiia Toom käis välja nime Cleveron ja kust ta tuleb? Smartpostist Smart ja Clever, sealt tuli siis Clever ja kuna me oleme On24 välja kasvanud, siis sealt tuli see On lõppu ja nii saigi Cleveron. Kaubamärke on vaja kaitsta eelkõige siis, kui sa kasvad suureks, su tooted muutuvad populaarseks, neid hakatakse kasutama ja siis, kui mõned teised ettevõtted tahavad sinu kaubamärki ära kasutada, et ise kasu lõigata. Selle jaoks oleks vaja kaubamärk kaitsta, et teised ei saaks seda kuritarvitada. Kui esitada taotlus Eesti Patendiametile, siis saab õiguskaitse Eesti territooriumil. Et see õiguskaitse ei kehti välisriikides. Kui soovitakse kaitset kogu Euroopa Liidus, siis saab esitada taotluse Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile. Seal siis on ühe e-taotlusega võimalik saada kaitse väga suurel territooriumil, kaasa arvatud Eestis. Üks tasude süsteem, taotlusega tegeleb üks amet. Ja suur eelis on ka see, et kaitse laieneb automaatselt uutesse riikidesse, kes liituvad Euroopa Liiduga. Kui tegutsemine toimub ka väljaspool Euroopa Liitu, siis on olemas veel kolmas kaubamärgi kaitsesüsteem, mille nimi on rahvusvaheline registreerimine Madridi protokolli alusel. Kui on juba olemas Eesti või Euroopa Liidu taotlus, siis selle põhjal saab esitada rahvusvahelise taotluse, mis laieneb ka väljapoole. Praegu on meil tooteid kusagil 20 riigis. Tooteid kokku on täpselt ei tea, aga 2-3 tuhande vahepeal. Kõige rohkem on meie tooteid Ameerika Ühendriikides, aga ühe inimese kohta kõige rohkem kasutatakse pakiautomaate üldse kõige rohkem Eestis. Eesti on maailmas number 1 pakiautomaatide kasutamise osas. Kaubamärk saab õiguskaitse valitud tegevusvaldkonnas, ehk siis kaubamärgi õiguskaitse ei ole üleüldine ja kõike hõlmav, vaid laieneb nendele kaupadele ja teenustele, mis on taotluses kirja pandud. Kaubamärgi õiguskaitse kehtib tavaliselt igal pool 10 aastat. Pärast seda tuleb maksta uus lõiv ja soovi korral saab pikendada jälle 10 aastaks. Kindlasti üks oluline asi on see, et pidev arendustegevus. Kogu aeg arendada toodet edasi, et olla konkurentidest ja kopeerijatest ees. Ja kaubamärgi kaitse on samuti oluline.
lisaks kaubamärgi kaitsele ka selle kaubamärgile võtta internetidomeenid. Meil on cleveron.com, cleveron.eu, cleveron.ee ja veel erinevates riikides. See annab ka veel lisakaitset nimele. Kaubamärgi elektroonilise taotluse esitamiseks tuleb minna kas Patendiameti veebilehele või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti veebilehele ja seal on lingid, kus saab alustada taotluse täitmist ja samm-sammult sellega edasi liikuda.